Tere, armas kuulaja! Tere, armas saalis viibija! Mina samuti tahan teiega jagada ühte tunnistust, millega ma saan samamoodi tuua au Jumalale. See lugu juhtus pea 30 aastat tagasi laulva revolutsiooni ajal, kui olin 16-aastane. See on lugu, mida olen püüdnud unustada, millega mitte tegeleda, kuid mida ei saa unustada, sest see ei lahenenud enne, kui sain selle Jumala ette tuua ja lõplikku lepitust kogeda. Sattusin 16-aastasena ühte noorte seltskonda pidutsema, kus ei puudunud muidugi ka alkohol. Õhtu lõppes sellega, et ma andsin oma süütuse suvalisele noormehele vägivaldselt. Hetk, mis võiks olla soe, imeline ja täis armastust, oli kole ja valus. Ja vastupanu ka ei suutnud osutada, sest olin justkui halvatud. Ja kui see tegu mulle kohale jõudis, tundsin ainult viha, alandust, ärakasutamist, kõige rohkem enesesüüdistust ja muidugi tohutut häbi. Tegu, mis oli minu sees ja mida ei saanud kellegagi jagada. Jumalat mina ega mu lähedased sellel ajal ei tundnud. Elasin seda väga sügavalt läbi, kuni tekkis hirm rasestumise ees. Mäletan ühte seika, kui jalutasin vahetult hiljem jõe ääres ja mul tekkis tunne, et kui nüüd peaksin rasedaks jääma, siis ma lihtsalt hüppan jõkke, sest nii on lihtsam. Elukogenematu, nagu ma olin, lihtsalt ei tulnud mitte midagi muud pähe. 1,5 aasta pärast olude sunnil tuli see olukord minu peres päevavalgele. Detaili laskumata. Ema, kellega suhted ei olnud mul lähedased, läks suhe veelgi keerulisemaks. Tundsin, et tahaks lausa kodunt põgeneda. Sisimas ma olin lootnud abile, sain tunda süüdistust, hukkamõistu ja pahameelt. Aga õnneks ei olnud mitte kuhugi minna. Ning sellise koormaga, mis oli täis häbimärgistatust, süütunnet, räpakust ja viha enda ja tolle olukorra ja inimese suhtes, ma astusin täiskasvanute ellu. Minu enesehinnang oli äärmiselt madal, mis küll väljapoole ei olnud nähtav. Tõenäoliselt need nooruse aastad kogesin ma sellist naervat depressiooni. Sisimas olles katki, kuid kartuses mitte sobituda, olin naerusuine, jutukas, sest nii oli lihtsam peita oma sisemist tõelist valu. Järgmised aastad viisid mind paljude seksuaalsete suheteni, mille kaudu püüdsin otsida lähedust ja armastust ja tunnet, et olen normaalne naine. Tegelikult elas minu sees teadmine, et see kõige intiimsem ja ilusam akt, mis saab kahe inimese vahel olla, on minu jaoks täis hirmu, apaatsust ja tundetust. Ma ei armastanud oma keha. Seetõttu hakkasin veel rohkem pöörama tähelepanu kehale läbi erinevate dieetide, trennide, kõige välise, et leida kergendust ja sellist sobituvust siis kas ühiskonna normide vastavalt. Käisin isegi abi otsimas seksoloogi juures, kuna pidasin ennast frigiidseks. Ja lõpuks viisid minu teed New Age'i ehk siis uue vaimsuse radadele, tantrasse, et saada siis nagu rahu ja lepitust oma kehaga. Kahjuks seda ei saabunud. See oli kestev nõiaring. Aga täna, täpselt 4 aastat tagasi, 10. oktoobril 2017, ma kohtusin Jumalaga esimest korda. Täna on minu sünnipäev Jumalaga. See oli imeline hetk. Ma olin teda nii kaua otsinud.
Ja just siis sai pusle oma viimase tüki paika ja ma tundsin, et ma olen jõudnud koju, isa käte vahele, kes mind armastas ammu enne minu sündi kõigi nende vigade ja eksimustega. Sellest hetkest saadik sain aru, et need sügavad hingehaavad ja enesesüüdistus olid minu sees kenasti ära peidetud sügavale. Ja New Age oli andnud mulle vale kujutelma, et selle teemaga on nüüd kõik. Olin ju omast arust andestanud sellele noormehele, olukorrale, iseendale. Aga nüüd uuel teekonnal Jeesusega on Jumal taaskord selle teema üles tõstnud ja seda eelkõige läbi kristlikel väärtustel sündinud abielu kaudu. Abielludes 2,5 aastat tagasi sain aru, et mingi osa minu seest ei ole veel terve, sest intiimne lähedus tekitas ikka veel vastupanu ja võitlust. Vanad mõttemustrid, näiteks ma olen räpane, ma olen lihtsalt üks seksobjekt, mehed on ainult selle peal väljas, ma pean alistuma, sest see on minu kohus. Võtsid tihti võimust ja mul ei jäänud muud üle, kui Jeesust appi kutsuda. Täpselt niimoodi. Ma kogu aeg, kui nii võib öelda, olin voodis kolmekesi koos Jeesuse ja armsa abikaasaga. Ma ei andnud alla. Koos Jeesusega olen sellel tervenemise teekonnal teinud väga suure sammu edasi. Samuti aitas mul tänast olukorda mõista ka hiljutine Gordon Van Veleni seminar hingesidemitest, kus ebapuhastel hingesidemetel on needuslik mõju meie eludele. Tol õhtul tulin veel kord Jumala ette ja panin veel kord kogu süüdistuse enda ja selle olukorra suhtes maha. Andestasin iseendale, sellele inimesele ja palusin isa käest andeks. See on lõpetatud, sest läbi Jeesuse vere ma olen täna puhtaks pestud hetkest, kui ma võtsin ta enda sisse. Nii nagu Roomlaste 8.1 ütleb, nii ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. See oli otsus ja tegu vabaks ja terveks saada sellest, mida üle 30 aasta ma hinges kandsin. Täna olen vaba, kuigi veel tervenemise protsessis, mis puudutab valu või kuradi poolt ette söödetavaid kiusatusi. Meie Jumal on imeline. Ta suudab kustutada meie mälust pildid, tunded, mis pole meile enam vajalikud. Tema on meie tervendaja ja vabastaja ja päästja. Kallid kuulajad, tahan öelda seda, et pole kunagi hilja anda oma koorem ära ja võtta vastu lepitus isalt. Tema armastub meid tingimusteta. Armastagem meie teda samuti tingimusteta. Pangem oma minevik maha ja las olla Jeesus sinu ja sinu mineviku vahel, et sina saaksid elada rõõmus ja rahus. Amen.